Tere tulemast meie suurepärasesse podcasti 10 aastat vahel. Tere. Ja tänases episoodis ei ole mitte tavaline episood, vaid on meil külas Areli, kes on siis Katri sõber. Jah, tere kõigile. Ja tänases episoodis Areli, sa võid sisse juhatada, ma täpselt ei tea. Vaata ju mingi. Igatahes räägi, mida sa tahad rääkida. Tänases episoodis me räägime eneseväljendusest. Selle idee pakkus mulle välja Kärt umbes 2 tundi. Selle idee pakkus välja Katri. Okei, aga... Mulle. Jah, Kärt teavitas sellest mulle 2,5 tundi tagasi. Nii et... Ja. Ma sain need küsimused teada siis, kui ma panin nad siia doksifaili umbes 20 minutit tagasi. Ma siis tutvustan ennast. Mina olen Kadri sõbranna Areli või sõber. Ja me käisime samas põhikoolis ja gümnaasiumis. Ja nüüd me elame mõlemad Tartus. Ja mina õpin Tartus bioloogiat ja elustikukaitset Tartu Ülikoolis. Nüüd 2. aasta siis. Ja ma ei tea, kuidas nagu nimetada seda. Ma ikka ütlen, et ma õpin bioloogiat, aga põhimõtteliselt õpe kestab 3 aastat, aga siis 1. aasta lõpus sa pead valima, kas sa tahad olla valge või roheline bioloog. Ehk siis valge on siis nagu väiksed asjad, mingi raku sees, keemia ja roheline on siuke loodus, loomad, looduskaitse, bla bla bla. Mina valisin valge, sest mulle meeldib see rohkem. Ja ma oleksin ilmselt rohelise valinud. Ja asi on selles, et rohelises enamus tunnid nagu, neil on praegu 1 tund, mis asi see oli? Maateadused, kus nad õpivad mingi kive. Väga põnev tundub. Ja pooled ained seal on nagu mingi, et kuidas kaitsta ökosüsteeme ja mingi veealade Okay. Ja siis ma olen nagu, et sorry. Selles suhtes see on väga tähtis ja need bioloogid, kes tegelevad sellega, on väga olulised siin maailmas ja siin ilmas. Tere, aga mina pole see. Ma lasen Arelil kohe edasi rääkida, aga ma tahtsin tutvustada selle tänase episoodi Tea of Choice. See on Klipperi mango ja tsitruse organic infusion, mille emme tõi mulle eile. Meil on, ma tundsin vajadust tutvustada. Areli, sa võid jätkata. Ma ei tea, kas mul oli rohkem sellel teemal. Ühesõnaga, mina valisin valge bioloogia, mis See kooli aasta on valgetele alguse poolest väga keeruline kuidagi, sest meil on palju raskeid aineid ja hästi palju töid. Ja siis rohelised lihtsalt chillivad, mis on tsipa ja paus. Aga mul on rohelised. Sorry. Liigume oma... See oli Areli sissejuhatus. Sissejuhatus Arelile. Kärt. Kärtul on veel Areli tutvustamiseks vajalik teemapunkte. No kuna me tahtsime rääkida eneseväljendusest, siis ma tahtsin teada, milline on sul kõige lemmikum tatokas? Minu lemmik tatoveering, see üldiselt on nagu, mul nagu ei... Areli, mitu tatoveeringut sul on? Mul on 9 tatoveeringut. Okei, tal on päris palju tatoveeringuid. Kas sa soovid näidata kiirelt tutvustada oma tatoveeringuid? Jah, kas ma näitan lähemalt. Võtta see kaasa, siis sa saad rääkida. Mul on siin üks, kus on südamed ja siis siin on üks chameleon või kameelion. Ja siis siin on üks, seda ei ole näha üldse, absoluutselt.
mul on ämblikjuut ja siis on üks tüdruk ja siis on üks loss ja siis on üks Hello Kitty ja siis jala peal on veel 2. Arelil on hästi palju tätoveeringuid. jah, ja nendest kõige lemmik, mul otseselt ei ole lemmikut, aga praegu tegelikult mul natuke on. Sellepärast, et minu kõige lemmikum on see, mis mul siin on, üks loss. Ja see on ühtlasi minu kõige, või viimane, ma viimased 2 tegin nagu samal ajal, aga see on minu kõige viimane tätoveering ja see on minu kõige lemmikum, sellepärast, et seda ma nii-öelda ise nagu, või nagu mulle lihtsalt meeldib, kuidas see mul nagu siin käe peal, kuidas ma näen seda või kui mul on mingi pikkade varrukatega, siis seda vahepeal on näha ja siis ma nagu, ma olen nii lahe. Jah. Minu ühegi tätoveeringu taga pole väga tähendav. Välja arvatud. Controversial. Areli, kuidas sa teed tätoveeringuid niimoodi? Aga need on su keha peal ju terve su elu ja sa... Mis pointid veel on? Et need on su keha peal terve elu ja need siis... põhjustavad vähki ja... Jah. Ja need on ju nii... Äkki sulle 30 aasta pärast ei meeldi need? No siis on siit lugu lille. Siis lihtsalt nagu sucks to be me. Ma ei tea, mis saab. Selles suhtes I will keep you updated, kui mul 30 aasta pärast ei meeldi enam, siis ma annan teada teile. Ja siis te saate öelda, et no vot, ma ütlesin nii, kui sa ütlesid nii. Aga veel mulle kõik väga meeldivad. Ja ma vähemalt lähitulevikus ei näe, et mul hakkaks mitte meeldima. Ükski. Mul on vastupidi, ma tahan juurde just. Sa pead seda uuesti ütlema. Mis tähendas oli see, mis jala peal oli? Kadri näitain tooma. Sellel on selline tähendus. Me mingil sõbrapäeval tegime. 2 aastat või nüüd 1,5 aastat tagasi sõbrapäeval. Seal oli diil, et kui te teete sõbraga... Soodustus ja kui seal on soodustus, siis saab pead ostma. See on reegel. Jah, kui sa teed sõbraga matching tätoveeringu, siis sa said nagu 1 hinna eest. Ehk siis me saime nagu 2 tätoveeringut 1 hinna eest. Mis on honestly kõige parem asi üldse, sest tätoveeringud on expensive. Sellepärast mul ei ole rohkem tätoveeringuid, sest need on nii kallid. Sellepärast mul on ka hetkel paus, et mul ei ole raha. Kärt, miks sinul tätoveeringuid ei ole? Kas sa ei olegi äge? Ma olen alaealine, ma ei saa teha. Aga kui sa väga tahaksid, siis ikka saa. Ma arvan, et asi on tahtmine. Jah, sa lihtsalt ei taha piisavalt. Kõik on võimalik, kui sa piisavalt tahad. Kui sa oma ajus blokeerid selle mõtte, et seal on mingi sein ees, siis sa ei saagi kunagi. Sa pead vabastama, sa pead mõtlema, sa pead tahtma. Sa pead panema selle mõtte universumisse ja siis sa jõuad siin sisse. Universum teab ja universum toob selle sinuni, kui on õige aeg. Ma kunagi teen. Mis tätoveeringu sa teed? Ma ei tea veel. Kas sa joonistad minu näo endale otsa ette või? Ei, mitte seda. Võib-olla mingi... Ma ei tea, midagi... Ma ei tea. Kuulge, ma just lahendasin... Võib-olla kaksikute tähtkuju oleks päris lahe. Nagu see, tähtkuju, kaksikute tähtkuju. Kärt, kas sa oled millennial? Ei, aga ma olen kaksik. Need trendid teevad ju, tulevad tagasi, vaata. True, nii et 30 aasta pärast nagu Kärt on jälle moes. Jah. Jah. Sorry, Kärt, see vahepeal sul 30 aastat on neid nukker seis, aga tee siis siuksesse kohta, kus sa saad lihtsalt ära katta. Also, ma lahendasin just Kärdu mikrofoni hoidmise probleemi, vaata. Et sina hoiad. Jah. See on ise adapteeruv ka. Kärt liigu. Jah. Nii, mis Kärt sul järgmine küsimus on? Miks sulle meeldib nagu... Miks sulle meeldivad need tatokad ja juuste värvimine ja kõik siuksed? Peaks mainima seda ka, et praegu Areli juuksed on väga slightly helleroosad lihtsalt, aga need üldiselt on rohkem. Kärt paneb pildid siia.
okei. Kärt paneb pildid Areli erinevatest juuksevärvidest. ma olen ära ise ka lasknud enda juukse värvida. ma need pildid saan siia ilmselt panna. Praegu väga ei ole näha, aga ma isegi, blondid otsad on. ma vahepeal, sest ma ei oska ju väga hästi blondeerida, aga Gerdi juukseid on vaja blondeerida enne kui värvida. Siis ma vahepeal olen muretsenud selle pärast, et kuidas see nagu pärast välja näeb, kui värv kulub ära. Tead, see ei pole üldse absoluutselt halb minu meelest. Ja see on väga fine. Või nagu see, et see ei ole nagu liiga nagu otsad on. Triip. Jah, ei, see on, näeb väga okei välja. However, Kärt üks päev oli Tartus ja siis me tegime spaad. Ja siis Kärdu juukseotsad on nagu mingi kõrrelised. No kuule! Natukene. Millal sa juuksuris käisid viimati? Käinud. No või äkki see on probleem. Või juukse otsi lõigata. Ma lasen Kadril ja Emmel lõigata. Selles suhtes mina lihtsalt värvisin ta juukseid. Kuidas sa igapäevaselt hoolitsed. See mängib väga suurt rolli juuste tervises. Tavai. Hästi. Mina isegi ei viitsi hakata rääkima juuste tervisest ja sellest, kuidas sa neid hooldad. Mina siiamaani ei saa aru, mida ma nendega tegema pean. Sul on ju jumala ilusad juuksed. Ei, okei, ja on küll, aga lihtsalt see, et kuidas need saada niimoodi, et need on ilusad ja siis kui ma vahepeal magan, siis need järgmine päev on ka ilusad. Vot seda nagu võtit ma ei ole veel üles leidnud sellest. Seda nõela ma ei ole sellest heinakuhjast üles leidnud veel. Aga ma endiselt otsin. Igatahes see küsimus oli see, et miks sulle meeldib juuksi värvida ja tatoveerida ja. No tatoveeringud meeldivad mulle sellepärast, et see minu meelest näevad nii lahedad välja teiste inimeste peal ja ma tahan ka lahe välja näha. Ja see on nii nagu, ma ei tea, see on nagu lõbus. See on lõbus. See näeb minu meelest hea välja. Nii kui minu peal ja teiste inimeste peal. Ja juukseid ma isegi ei oska öelda miks. Sellepärast, et millal sa hakkasid värvima neid, kui vanalt? Ja, ma hakkasin, ma arvan, et esimest korda nagu päris üleni pea värviliseks, see oli vist 9. klassi alguses. Aga enne seda ma nagu tegin ise natukene, need, mis kuluvad kiiresti ära nende värvidega. Ja siis sellest saati ma nagu aeg värvinud. Välja arvatud praegu, sest ma ei värvi praegu juukseid, sest ma üritan need saada tervislikuks ja välja kasvatada. Aga how that going? Seda sama juttu ma olen kuulnud vähemalt mingi 3 ma tean, sa oled, aga seekord ma tegin päriselt. Ma ostsin mingeid nagu asju, mis on päriselt head su juustele ja teevad neid korda. Nii tubli. I'm very proud. Ma ütleks, et see isegi nagu läheb natukene, sest ma lihtsalt olen, ma ise vahepeal on peegli ja siis ma nagu, mu juuksed on nii pikad, kuigi, ma tean, et need ei ole, vaata. Aga selles suhtes need olid pikemad, kui need olid enne. Ja need tunne on ka hea, kui katseda. Minu juustu tunne ei ole hea. No ja, sest meie juuksed on täiesti erinevad tüüpi. Jah. Aga mul oleks pehmed juuksed. Nagu, kuna ma käisin millalgi juuksuris ja siis ma ei tea, mis kräkkida nendesse toppis ja mida ta nendega tegi. Aga ma tulin juuksurist ära ja siis mu juuksed olid nagu pehmed. Nagu sellised nagu Areli juuksed. Ma katsun su juuksed korra. Jah, need olid sellised nagu Areli juuksed on kogu aeg. Olid minu juuksed pool päeva, sest kohe kui ma sealt salongist välja astusin, siis õues oli nagu siuke pooleldi niiske ilm. Ja siis need enam ei olnud väga kaua sellised, aga see mingi 2 minutit vahepeal oli, kus need olid nagu räigad pehmed ja mõnusad. Jah. Juukseid, selles suhtes, ma kohe kindlasti ei värvi neid sellepärast, et ma tahan tähelepanu. Ma just tahaksin hoidla tähelepanust, kui oleks võimalik. Kui ma saaks olla nähtamatu, siis ma oleksin. Aga selles suhtes ma ei värvi juukseid sellepärast. Mul lihtsalt endal, mul on nagu igav. Ma näen nii nagu igav välja, kui ma ei värvi juukseid. Ja nagu selles suhtes mul endal, ma ei tea, mul on igav. Tavaliselt mul on pikad küüned ka. Praegu mul ei ole, sest mul üks murdus ära. Ja siis praegu ma olen ka nagu, keegi vaatab mind ja arvab, et ma olen nagu normaalne. Nagu normaalne inimene. Nagu mõni igav inimene, aga ma ei ole tegelikult. Mul on pikad küüned ka. Ja siis,
ja siis jah, ühesõnaga ei. Ja kuna ma ei värvi juukseid, siis ma tegelikult, mis teie nüüd ei tea, mis kuna ma ei värvi juukseid, siis mul on igav ikkagi. Ühe korra ma lõiksin juukseid nagu leiereid ise, sest mul oli igav. Kas sa tellisid, kas ma võib-olla tean, mis siit tuleb? Ütle. Ühesõnaga, kuna ma ei tegele enam nagu juuste lõbuga, siis ma hakkasin üritan hakata tegelema teiste enda väljendusvormidega. Ma tellisin meie asju. Mis sa tellisid? See oli see, mis sa pakkusid? Ei, ma oleks pakkunud, sa järgmise lausena ütlesid, ja ma ei tege enam juuste lõbuga, siis ma olin nagu pekki. Aga ma oleks pakkunud, et sa tellisid neid nagu juuksepikenduse laadseid asju, mingeid värvilisi. Mingeid. Ma kuidagi, ma ei mässa just pikendustega, sest ma ei tea, need võivad näha väga ilusad, aga also 90% ajast nad näevad pigem koladad välja, kui inimene ei tea, mis ta teeb. Nii et siis ma pigem mis mingi asju sa tellisid? Ma tellisin ühe nagu skin tinti. See on nagu juumestuskreem siis või? Jah, aga ta on siuke hästi hele. See on see pakk, millal ma siis täna järgi käisin, miks ma ei õppinud. Ups. Nii et jah, ma proovisin ka seda. Selles suhtes ma ei saa nagu fulli proovida, sest mul pole nagu ülejäänud asju. Pluss siis ühe primeri ja siis lineri ja siis ühe näoseerumi nagu skincare stuffi. Ma üritan jah, nagu make, aga also näonaha eest hoolitsemine. Ma üritan seda ka nüüd teha uuesti. Ja siis ma ostsin ühe asja ja siis kui järgmine kuu algus on, siis ma ostan järgmise asja. Nii et jah, aga jah, selles suhtes ma ei hakka nüüd kohe nagu make tegema, sest kõik mulle enda asjad on Tallinnas ja ma ei hakka neid uuesti ostma, sest make on expensive. Nii et ma ootan, et mu emme millalgi tuleks Tartusse ja ta tooks mu ülejäänud asjad siia. Liigume siis edasi. Mida tähendab eneseväljendus sinu jaoks ja kuidas välimus aitab näidata, kes me oleme ja kuidas me tahame, et meid nähtaks? Kui sellest ei olnud veel aru saada, siis me käisime täna hommikul kohvikus ja Kadri õppis füüsikat ja Kärt oli Kadri arvutis ja tegi podcasti asju. 10 minutit tegin seda. Ta 10 minutit rääkis ChatGPT-ga sellest. Nii et kui nendest küsimustest tekib veits kahtlused, kus Kärt mõtles need välja, siis ei mõelnud. Te peate siin alla panema, et see AI generated content. Issand jumal, kui controversial, kas teie toetate AI-d ja ChatGPT? Ei. Pange lööge ristid. Mina vahepeal lasen talle oma mingit kooli asju seletada. Nagu, et siin on see mingi, jah, ma tean, et ChatGPT on teksti. Areli, sa võid jätkata. Nii, kus me pooleli jäime? Tõtsa siis. Me ei tea, kus me pooleli jäime. Ma tahan tähelepanu pöörata sellele, et me räägime täna siin ainult nagu eneseväljendusest nagu füüsiliselt. Mitte nagu... Me ei hakka poeseerima siin. Jah, mitte nagu sõnadega rääkimine ja sõnade hea kasutus ja selles suhtes eneseväljendamine, sest siis ma ei ole õige inimene, et tulla siia rääkima. Siis me kutsume emme külla. Jah, just. Ja mingi... Tead, Kaur vaataks siis meie podcasti, kui me Eiki kutsuksime külla. Kelle? Eik. Kes? See on see hästi... Ta nagu laulab, aga ta laulud on ta laulud on siuke, et ta nagu räägib muusikasaatel põhimõtteliselt mingeid hästi deep luuletusi. Olgu. Aga ta on nagu jah, luuletaja / laulja. Jah, ühesõnaga Kaur väga fännab. Ma teen nagu recapi. Me vahepeal käisime
mina ei käinud, mina ja Kärt ei käinud, meie käisime kaasa elamas, aga Areli ja Horre käisid 10 kilomeetrit jooksmas. Ja siis ma omistasin Horre medali for... Ja nüüd ma üritan Horret veenda, et me läheksime Riiga 21 jooksma kevadel. Ja also mu tee jahtus ka ära, nii et ma saan seda reaalselt juua. Ja vahepeal meie kõikide outfit ka kergelt muutus. Ja minu juuksed muutusid ka sellepärast, et ma panin nii palju lakki selleks jooksmiseks, et ma ei hakka seda patsi lahti võtma. Mul on 2 küsimust. Kas seda kaamerat saaks liigutada niimoodi, et see oleks rohkem nagu võrdselt, et kõik on siin keskel? Ja teiseks, kas ma saaksin ka teed, palun? Niimoodi. I love it. Nii, järgmine küsimus on, kuidas riided, juuksed, ehted, tätoveeringud või stiil kannavad sõnumeid? Ma arvan, et need kannavad seda sõnumit, mis kandja tahab, et nad kannaksid. Ja kui keegi eeldab kellegi teise välimuse põhjal mingit sõnumit, mis ta arvab, et teine üritab edasi anda, siis see inimene, kes eeldab, on suur loll. Ja see pole alati ilus teha. Äkki. Järgmine teemapunkt on, et kas välimuse kaudu eristamine nõuab enesekindlust? Ütle nüüd niimoodi, et nagu aru ka saada, mis sa ütled. Kas välimuse kaudu eristumine nõuab enesekindlust? Mina arvan, et ma isegi ei oska öelda, ma tahaks öelda, et nõuab, aga samas minul tihti ei ole seda enesekindlust, nii et siis ma ei tea, kas ma saan öelda, et nõuab. Aga ma vahepeal teesklen, et mul on ja siis vaata nii nagu Rihanna kunagi ütles, et kui tal on paha tuju või mingi, et kui tal on, kuidas ta ütles? Et mingi fake it till you make it. Nii et vahepeal tuletan seda meelde. Aga nagu selles suhtes jaa, pluss sa pead olema nagu, sa pead, no oleneb kui nagu ekstreemseks eneseväljendusest, kui ekstreemsest eneseväljendusest me räägime, aga siis sa pead nagu valmis olema, et sind nagu vaadatakse või mis iganes. Või nagu sind pannakse tähele rohkem kui teisi. Aga vähemalt minu kogemusel. See on siis põhimõtteliselt nagu ainult värvitud juustel, sest tätoveeringud ei ole väga nagu tänapäeval enam nii nagu erilised. Et siis, nagu vaadatakse värvilisi juukseid ja siis nagu mingi näidatakse näpuga või mingi näidatakse sõbrannale või midagi. Ja pikkade küntega ka see, et ma näiteks seda nagu, ma nagu märkan, kui inimene Kärt paneb siia pildid Areli pikkadest küntest ka. Nagu mingi kolm ühesõnaga mitu erinevat nagu Areli ekstreemsemaid pikki küüsi. Jah, davai. See peab mulle pildid saatma. Ega ma ise neid kätte saa. Jah. Pikkade küntega näib ka see, et inimesed küsivad küsimusi ja siis küsivad, ma tahaks öelda lolle küsimusi, aga samas ma ilmselt mõtleks ka vaata, et kuidas mingeid asju teeb. Aga jah. See on, ma ei tea, vaat. Kuidas meie stiil ja suhtumine muutuvad aja elu jooksul? Meie podcasti juht teeb väikse uinaku vahepeal. No me siis jätkame. Kuidas meie stiil ja suhtumine muutuvad elu jooksul? Teemablokk on aja ja kogemuse mõju eneseväljendusele. See kõlab nagu mingi uurimistöö teema.
mina arvan, et nii nagu inimene õpib kogu elu, siis ta... Maailmas on palju inimesi. Maailmas on palju inimesi. Ei, nagu selles suhtes asi on selles, et nagu ma olen väga meelitatud, et mind kutsuti siia sellele teemal rääkima. Aga see ei tähenda, et ma nagu siis olen... arvamuslik sellel teemal. Tead, sinu kutsumine käis tegelikult niimoodi, et me mõtlesime, et me tahaksime nagu rohkem nagu tahaks rohkem värvi, sära, talenti. Jah, täpselt. Ei, me mõtlesime, et võiks erinevaid inimesi külla kutsuda, sest et nagu neid teemasid, millest mina ja Kärt suudame nagu koos või nagu millest meil on rääkida nii, et see on põnev ka teistele inimestele ja niimoodi, et me ei tee ennast nagu täiesti lolliks, mis nagu me juba oleme teinud, aga selles suhtes veel rohkem täiesti lolliks terve maailma ees ja kogu internetis, mis on nüüd nagu hõljub seal on ju pilves kuskil, siis... Mul on paari teed, mida me saame teha. No, ühesõnaga, neid teemasid on nagu mingisugune hulk ja neid tuleb juurde, aga neid ikkagi on mingisugune hulk, aga need teemad või asjad, mida me saame rääkida, kui me kutsume teisi inimesi ja neil on mingid oma arvamused ja oma mõtted ja siis see on nagu äge ja siis me mõtlesime, et me kutsume sinu, sest et Kärt tuli Tartusse ja siis see, et eneseväljendusse tuli lihtsalt nagu sinuga. Ja nüüd see on mina ennast koos teiega lolliks. Jaa! Jah, selles suhtes mina olen siis kõige füüsiliselt eneseväljenduslikum inimene, keda nad teavad. Ennast väljendavam. Jah, inimene, keda nad teavad, aga selles suhtes mina otseselt ei, selles suhtes ma isegi nagu ei tea, kuidas nagu nii väga täpselt ma riietuda tahan või ma ei tea isegi, ma ei oskaks nagu nimetada, mis stiil ma siis tahaks, mis riideid ma kannan või mis ma tahaks kanda. Ma ütleks, et sul on siuke värviline meets Y2K. Ma nagu üritan, aga samas mul on siuke tunne, et mul selles suhtes riided maksavad raha, newsflash. Ja selles suhtes ma nagu üritan vaata, aga ma ei ole... There's only so much one can do. Yeah. Oma limited tudengi budgetiga. Jah. Ja ma ei tunne, et ma olen nagu lähedal isegi oma nagu peak. Mis iganes ole. Vähemalt nagu see on siis riiete see ja siis ma näitasin sulle seda sõrmust, mis ma ostsin. Ma nüüd otsustasin, et ma hakkan ehteid kandma. See on ka üks minu see, et ma hakkan apparently üritama rohkem väljenduma. Jah. Enese väljenduma. Enese väljendustama meigi poolest ja ehete poolest ja siis jah. Mina olen nagu Arelil on see, et riided maksavad raha ja riided on ägedad. Minul on nagu see, et need riided, mis mina tahan, on kallid nagu mitte isegi nagu see, et jaa, me oleme tudengid ja meil ei olegi palju raha, vaid nagu kallid lihtsalt sellepärast, et ma olen nagu mõtlen, et tahaks käekotti. Ja ma tahan, et see oleks täiesti nahast ja sellel oleks see ja see ja see ja see ja see ja see oleks mega suur ja ma tahaks kõik asjad tahaks uut mantlit. Sorry. Tahaks uut mantlit ja ma tahaks, et see oleks täiesti villasti siis, et see oleks nagu mingi ethically midagi ja et see oleks hästi kõikidele standardid, minu standarditele vastav või mingi saabastega samamoodi ja et need oleks nahast ja et need kannataks hästi palju ja et need oleks mingi ökosmöko ja mida iganes ja siis sellised asjad riidud on kallid ja siis jah. Nii et ma käin dressipükste ja retuusidega ja selle mingi 3 särgiga, mis mul on. Mul tegelikult särke on räme palju, ma lihtsalt käin 3 särgiga. Mis sa sellest arvad? Et riided on kallid. ma nõustun sellega. Selles suhtes jah, kõik lihtsalt riided on kallid, kõik asjad on kallid. Kusjuures, sorry Kärt. Kärdul on nüüd kõrvarõngaugud, on ju?
Ja sul ei ole? Ja mul ei ole. Ja ma mõtlesin, me Ainuga käisime seal, ei, sina olid ka. Kui me käisime seal Kiiks ja Knif või selles poes. Ja siis seal oli hästi ilusad kõrvarõngad. Ja siis me Ainuga rääkisime. Ja siis me mõtlesime, et tahaks et nagu there's the inkling of võiks kõrvarõnga augud teha. Ja tead miks? Tead mis? See maksab ka raha. Ja nagu mitte üldse vähe. Nagu vägagi nagu nädala toidu saab ikka sama raha eest. See on veitsa imelik, et Kadril ei ole kõrvarõnga auke, nagu need esimesi ka mitte. Sest ma ei tea. Okay, mul tegelikult on. Kõik, kellele ma ütlen, et see ei tule väga tihti teemaks, aga kui ma ütlen, et nad on, et sa ei kanna üldse kõrvarõngaid ja siis ma on nagu, mul ei ole isegi auke ja siis nad on nagu, et aga sul on ja siis ma on nagu, ei, need on armid, sest mul kunagi olid ja siis need ei paranenud ära ja siis I was traumatized from that ja siis ma ei viitsinud kunagi uuesti teha. Ma olin nagu Kärdu vanune, kui me esimest korda tegime ja siis mul need reaalselt ei paranenud. Ma ei tea, nagu tol momendil mulle öeldi, et sa pead puhastama neid ja siis ma puhastasin neid ja siis ma kandsin mingi eri metalle ja mittemetalle ja nagu kõik, I tried everything ja need mingi 2 aastat ei paranenud ära ja siis ma andsin alla endaga. Ja nüüd ma olen lihtsalt going back and forth, et tahaks kõrvarõngaid, sest et siis Horrel oleks nii lihtne mulle kinkida hästi ilusaid kõrvarõngaid ja siis ma saaks kanda hästi ilusaid kõrvarõngaid, mis on ka mingi Horrel näitab mulle ebasündsaid märke oma kätega praegu. aga siis ma mõtlen, et aga mul on see on nii mugav ilma kõrvarõngasteta, sest et siis mul ei ole mingisugust ma ei tea, lisakohustust, pluss ma saan nagu ringi aeleda ilma, et ma peaks kartma, et ma mingi kõrv jääb kuhugi taha kinni ja siis mu terve nagu kõrv tõmmatakse lihtsalt pooleks põhimõtteliselt. Ühesõnaga. Mina toetan väga sinu kõrvade augustamise. Kas ka rahaliselt? kas ka finantsiliselt? Selles suhtes, et mina väga toetan sinu vaimselt sinu kõrvade augustamise teekonda. Mina ise sooviks ka endale auke juurde, aga esiteks see maksab raha, teiseks ma pole veel milliseid ja kuhu 100% kindel, aga selles suhtes see on ka väga hea vorm enese väljendamiseks ja igasugused keha modifikatsioonid. Love them. Mina ei ole nii kursis nagu augustamiste ja muu sarnasega. Sest et mul on täpselt üks neid. See on mõni naas ja selle me tegime ära liiga koos, kui me olime mingi 16 või. Ja, aga ma olen vahepeal mõelnud või nagu ma näen mingit TikToki, kus on nagu inimesed nagu need mingid kõrvarõngaste stiliseerijad põhimõtteliselt. Esiteks nii made up job and I bet they make good money from that. Raudselt, nad teevad seda internetis ka värki. Ja, aga ma näen neid ja siis ma olen nagu kui neil on mingi 4, 5, 6 kuni rohkem kõrvarõngast ja siis need inimesed tulevad ja on, et mul on mingi väga tahaks neid kuidagi ilusamalt ja mulle meeldib see või too. Ja siis see teine inimene siis stiliseerib ja annab neile mingid uued ehted ja siis teeb nagu ilusaks. Ja siis ma vaatan neid ja mõtlen, et oh my god, tahaks ka. Ja siis ma jõuan järeldusele, et ma tegelikult selleks peaks võib-olla oma esimesed kõrvarõnga augud ära tegema. Ja siis võib-olla võib mõelda mingite muude asjade peale. Ja nagu mis siin on nagu üleval ja siin mingid, ma ei tea, ma tean, et Conch on mingi asi ja Helix on mingi asi ja Loub on ka kuskil. Loub on suu see. Yes. Helix on vist siin üleval on ju. Ja siis Industrial on see, mida Jana tahtis ja siis talle öeldi, et talle ei ole anatoomid selleks. Huvitav, kas mul oleks, kas peaks tegema selle. Näita oma kõrva. Sul prolli on. Näita teist. Sul on mõlemal. Nice. Ma peaks tegema lihtsalt selleks, et Janat pulida. Teisel nagu rohkem isegi. Minul sellel ei ole, sellel me kuulis, millalgi rääkisime sellest ja siis Kaia, kellel oli
see industrial, siis tema ütles, et mul sellel isegi oleks. Aga ma vist ei soovi industriali, sest ma ei, vähemalt seni, kuni mul ei ole rohkem juba auke, sellepärast, et ma tean, et ta paraneb mingi kaua. See peaks juhtuma. See on kõige tüütum, et kui need paranevad lihtsalt. Ja siis need mingi valutavad ja ei valuta ja siis need on mingid imelikud ja siis sa oled nagu huvitav, kas mu kõrv... Väga mugavad need praegu. Need peavad mul veel paar kuud niimoodi, mul on nagu väiksed täpid. Ja need peavad mul paar kuud veel nagu olema ja siis ma saan neid ära võtta. Ja aga praegu need on täiesti normaalsed. See on ka üks põhjus, miks ma küsisin oma õelt, sest see on osaline asi, millest ma mõtlesin, et me võiks rääkida. Vähemalt ma võiks nagu mainida seda, et kui me peaks olema, et kes on su stiili ikoon, kelle moodi sa tahad, mis iganes. Selles suhtes, ega mu õde ei ole otseselt mu stiilikoon, aga selles suhtes ta on nagu hästi lahe, ta riietab hästi lahedalt, tal on hästi lahedad riided, tal on hästi lahedad kotid ja siis tal on hästi palju auke ja tatoveeringuid ja siis ta juuksed on ilusad ja pikad ja siis minu õde, Aiki. Ühesõnaga, selles suhtes, et mis ma rääkisin? Ühesõnaga, et tema on nagu ma ütleks, et noorem, vanem, 2 aastat. Ühesõnaga, et ma siis vaatan nagu talle üles selle stiili ja selle poolest pigem. Ja tema oli ka see, miks või nagu mitte, et tema oli see põhjus, aga nagu tema suurendaski seda tahtmist tatoveeringuid saada siis, kui ma 18 sain ja üldse. Nagu alati mingid nagu stiili nõu, kui mul on vaja, siis ma nagu tean, et tema arvamust ma usaldan kõige rohkem. Ja siis ma nagu mingi... I have been a victim to that. Areli küsib mult midagi ja siis mina kui mitte eneseväljenduslik inimene see on lihtsalt selline stiil nagu mina kannan. Jah, mina ütlen talle, et nagu ei, okei, ma olen nagu õppinud nägema seda sinu stiili. Nagu, ja siis ma vahel mõtlengi, et okei, nii, mulle elu sees ei paneks sellist asja selga. Areli, ja pane ja siis pane see täiesti mingit teist värvi neon roosa kott, selle mingit teist, ühesõnaga, jah, pane ja kõige nagu ekstrem asi ja siis ma olen nagu, oota, ei, see neon roosa asi ei lähe selle neon roosa asjaga kokku. No, we don't do that, what is this? Ja siis ei, aga see on täiega äge. Aga siis see on nagu täpselt nagu, ma nagu vaikselt õpin. Okay. Väga hea. Jah, ühesõnaga Aiki nõu ma usaldan nagu riietega kõige rohkem ja niimoodi. Ja siis ma küsisin temalt, et kas ma peaks tegema, sest mul on praegu, mõlemas kõrvas on see esimene eesti keeles kõrvalaba. Ma ei tea. Ühesõnaga, jah, kõige esimene nagu kõrva, ma mõtlesin kuskil nagu kõrva peal, see on ühesõnaga vahetele. Ja siis, jah, kõrval estab esimene auk. Ja siis mul on keeleneet ja nabaneet ja nad on mõlemad siukse. Ma tegin need osaliselt, sest ma tahtsin, eks ju. Ja teiseks see, sest nende nagu puhastamine on selles suhtes nagu, see on kõik vaata sul ees. Kui mul on kuskil mingi siin, siis seda on nii kuradi raske nagu näha või puhastada minu meelest. Ja see on ka võib-olla põhjus, miks ma ei ole teinud siia. Plus kui mul on juuksed kogu aeg ees, siis keegi ei näe seda. Ja siis ma küsisin Aiki käest, et kas ma peaks tegema nagu huulde ja siis võib-olla kulmu ühe needi, et olla nagu, on nii palju laheda. Ma arvan, et kulmuneedid ei ole üldse lahedad. Ma arvan, et kulmuneedid ei ole üldse nii lahedad. Mina arvan, et low-key kulmuneedid on lahedad. Ei, ma arvan, ma ei ütle, et need näevad halvad välja, aga ma arvan, et need on keeruline nagu mingi puhastada ja need on ülivalusad ka, sest et sul on siin nagu, sul ei ole siin midagi. Sul peab kõigepealt olema õige anatoomia, et nagu teha seda. Ja siis, ja nende, tegelikult on küll, et nende nagu paranemine on, kipub, sinna skaala otsa, et on nagu raskem. Ja ühesõnaga, ma küsisin Aiki käest, et kas ma võiks need teha ja siis ta oli nagu, ei. Ja siis ma olin nagu miks. Sest kui tema ütleb, et ma ei saa teha, siis äkki ma ei tohiks teha.
ja siis ta on nagu taas, sa peaks kõigepealt kõrva tegema rohkem, et see, mis iganes, ühesõnaga. Ja nüüd, tasakaalus oleks. Jah, ja nüüd see mõte on nagu pausi peal, sest Aiki ütles, et ma ei tea. see on minu personal rant praegu. Kui mina mõtlen seda, et kui ma läheks kõrvaauke tegema, siis ma läheks alternatiivasse. Sest et ma ei... Kui keegi ütleb mulle Tartus mõne, peaks Kaialt küsima võib-olla. Ma juba tean, mis Kaia go-to Tartu kohta on ta, kui me rääkisime neetidest, siis ma küsisin. Ma üks päev just mõtlesin, sest et ma uurisin seda kõrvarõngast asja. Ja siis ma mõtlesin, et nagu ma satun Tallinnasse, nüüd kui ma ei võistle ka lähiajal või praegu mul vähemalt ei ole mingit vajadust otseselt käia trennis üle nädala, siis ma isegi ei tea millal või kas ma oktoobris lähen. Mul on vaja õppida ja siis tulevad mingid üritused ja siis mul on ikkagi vaja õppida. No. Jah, Kärt tuleb ka tükiks ajaks vahepeal, kooli vahel tuleb Tartusse. Ehk siis ma ei tea, millal ma satuksin Tallinnasse ja veel vähem, millal ma satun Tallinnasse samal ajal, kui alternatiiva on avatud. On nagu see... Mina ei satugi sellepärast, et mul on kogu aeg kool 24/7. Minu internetit-habid, mis mul lahti on Facebook. Kool, siis üks mingi muu ja siis on üks tühi, et ma saaks midagi otsida ja siis on see koht. Minu kiire stalk, üheõhtune stalk jõudis ka temani, aga ma ei osanud nagu midagi arvata või mitte arvata sellest. Kaia ütles, et see on hea. Ja see, nagu see leht tundub. Meie peaks minema ja Annuga kaasa võtma. Ja siis prolli tuleb Jaanaga. Mida sina augustama hakkad? Aga võtka mind ikka kaasa. Võib-olla kui sa beebi häälega ei räägi. Kas sina maksad või? Jaa, võtka mind ikka. Teie kõigi eest või? Ja Kärt tule kaasa ja siis maksab. Kärt tuleb kaasa ja maksab. Kärt väga toetab seda. Ma tegelikult mõtlesin alguses, et mingi nagu sünnipäevaks või jõuludeks küsida nagu näiteks oma ema käest mingit auku, seepärast, et selles suhtes, et otherwise ta kingiks raha mulle, mis ma nagu... Me võiksime peagi otsa kokku tõmmata, muidu me ei jõua lõppu ära filmida, see asi saab enne täis. Olgu. Või tühjaks. Täis või tühjaks. Enne ju. Ühesõnaga, mis meie kokkuvõte on? Kärt, mida sina arvad eneseväljendusest? Kärt, mida sina arvad Arelist? Kas sina tahad, kuidas, see oleks vist liiga suur küsimus. Et kas sina tahad olla äge? Ei, kas sina tahad olla äge või sa tahad olla nagu see õde on? Et kuidas sa praegu ennast väljendad ja kuidas sa tulevikus tahad ennast väljendada, kui sul on rohkem võimalusi? Ma tahan tulevikus teha endale, et ma otsustasin nüüd selle ühe episoodi jooksul, et ma tahan tulevikus teha endale kaksikute tähtkuju tätoveeringu ja see on päris lähe. Küsime seda paari aasta pärast uuesti. 8 aasta pärast. Jah, aga paari aasta pärast sa juba mõtled ümber tätoveeringuid. Ja siis paari aasta pärast mõtleb uuesti. Rohkem kõrvalõngauke näiteks nagu selle koha peale siin kuskil. Ja siuke nagu, mis on nagu rõngas. Ja siukest, mis mul nagu kogu aeg oleks. Emme ja isi? Ja võimalik. Teeme kiiresti outro. Ühesõnaga, aitäh Areli, et sa tulid meiega. See oli väga äge, see oli väga tore sinuga rääkida. Areli nüüd jääb meie juurde ja jutustama niisama. Jah, Kärt läheb Tallinnasse koju. Aitäh, et seda vaatasite. Likeige ja subscribe'ige ja võiksite veel like'iga. Ja kommenteerige ka hästi palju. Kuidas teie ennast väljendate? Päeva küsimus, kuidas teie väljendute eneses? Kui Katri saab seda kommenteerimise asja korda, aga jah, kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau!